See uskumatu Itaalia palee vajab kiiresti sinu abi. Sellel on 4 sajandit ajalugu, mis lihtsalt kaob, kui me kohe ei tegutse. Ja täna oleme siin koos omanikuga, kes räägib meile kõigest sellest paigast ja võitleb selle päästmise nimel. See uskumatu palee on üle elanud enam kui 400 aastat ajalugu. See on näinud perekondade tõusu ja langust, sõdu, tulekahjusid, restaureerimisi ja pikki vaikuse perioode. Sajandite jooksul on see kohanenud, vahetanud omanikke ja üle elanud hetki, mis oleksid selle võinud kergesti täielikult hävitada. Pärast sadade mahajäetud paikade filmimist aastate jooksul on üks asi, mida me peaaegu kunagi ei näe. Inimesed, kes on tänaseni nende paikadega seotud. Alles seekord on see teisiti. Nende seinte taga pole mitte ainult ajalugu, vaid ka väga käega katsutav tänapäev. Carolina päris selle palee koos kogu vastutusega, mis kaasneb katsega kaitsta paika, mis polnud kunagi mõeldud tänapäevaseks eluks. Seistes siin koos temaga hakkad nägema nende paikade sellist külge, millele meil harva ligipääs on. Mitte pärast mahajätmist, vaid vahetult enne seda. Sellised kohad nagu see ehitati kestmas sajandeid, kuid nende püsimajäämine sõltus peredest, teenijaskonnast ja stabiilsest sissetulekust. Kui see maailm kaob, jäävad sellised hooned nagu see kuhugi vahepeale kinni. Ei ole taastatud, ei elata sees, aga pole ka unustatud. See, mida te siin näete, ei ole hooletus. See on see, mis juhtub siis, kui ajalugu liigub kiiremini, kui olevik suudab järele jõuda. Seekord ei ole see lihtsalt lugu mahajäetud majast. See on lugu sellest, mis eelneb mahajätmisele ja Carolinast, kes on endiselt siin, püüdes takistada selle hetke saabumist. Alustame selle uskumatult huvitava koha tuuriga siin Itaalias ja tervitame teid kõiki tagasi Bros of Decay kanalil. Mina olen Leslie, kaamera taga on Luke, tere! Ja me seisame siin selle koha sissepääsusaalis. Aga meil on täna siin ka väga eriline inimene koos meiega ja see on Carolina, kes on selle palee omanik. Tere! Tere, Carolina! Kõigepealt tahan sind tänada selle võimaluse eest siia tulla ja näidata seda kohta kõigile, kes vaatavad. Aitäh sulle ja sinu töö eest, et aitasid mul maja päästa. Mul on sellepärast tõesti kahju ja ma olen väga mures. Ma selgitan seda hiljem. Sinu lugu on väga mõjuv ja me lihtsalt tahame teada, kuidas saavad inimesed, kes seda videot vaatavad, sind aidata ja toetada sind selle koha päästmisel. Aitäh, ma lihtsalt tahan sulle natuke selle maja lugu rääkida. Maja ehitati 16. sajandil. Siin elas piiskop ja hiljem läks see maja tema vennapojale, Strambile. Maja restaureeris Sigini Strambi, sest 17. sajandil oli siin tulekahju. Maja on ilus tänu sellele freskole ning maja sees on stukk, millel on kujutatud Monferrato piirkonna tähtsaim loss. Raamatukogus on raamatud, mida kogus minu vanaisa, aga ka minu vanaisa Francesco Pelati. Aga pärast minu vanaisa surma jagati raamatud ära. Ma tahan lihtsalt öelda, et minu jaoks on kõige tähtsam päästa see maja, mitte ainult pere jaoks, vaid ma arvan, et ka selle piirkonna elanike jaoks. See on oluline ka Itaalia jaoks, sest minu vanaisa asutas ISPRA Keskkonnainstituudi. Kuidas sa kavatsed seda kohta päästa, Carolina? Kõigepealt pean ma katuse korda tegema. Mulle öeldi, et selleks kulub 50 000 eurot. Nii et sa alustad selle jaoks justkui annetuste kogumist? Jah, ma asutan ühingu. Ma tahan selle ühingu kaudu raha koguda ja anda ka uudiseid veebilehe kaudu. Ma olen maja pärast nii mures, et olen väga kurb. Mul on tõesti kahju. Ole hull. Ja kõik on siin,
et sind aidata. Ja nagu te kõik teate, siis vesi ja halb katus on kõige hullemad asjad, mis sellise kohaga juhtuda võivad. Nii et see, mida Karoliina siin teeb, on väga kiireloomuline töö ja pärast seda on meil aega renoveerimiseks. Aga see, mida Karoliina praegu ütleb, on väga oluline. Me kindlasti paneme kirjeldusse lingi, et aidata Karoliinat ja proovida projekti rahastamisele kaasa aidata. Ja täna viime teid kogu majast läbi, näitame teile kõike. Ma tahan, et sa räägiksid rohkem maja ajaloost ja kõigest, mida me näeme. Ja on tõesti tore, et sa oled siin meiega. Ning samuti on väga oluline näha, mida see maja sinu jaoks tähendab. Alustame siis selle koha tuuriga. Olgu, lähme kohe kabelisse. Vau! Milline koht? Sa palvetasid siin koos oma vanavanematega? Minu vanaemaga. Jah. Kui noor sa olid, kui sa siin elasid? Ma olin väike. Me tulime siia suvel mõneks nädalaks. Nii et see oli teie suvemaja? Jah, ka mu nõbu koos vanematega. Ja ma mäletan, et olin siin ja on olemas video, kus ma olin väike, olin aias koos oma... Kas me saame seda videot näha? Ja. Kas sa saad selle mulle saata? Jah, ma ei suuda seda uskuda. See on hämmastav. Nii et me seisame nüüd siin selles kaunis erakapellis, kus Karoliina ja tema pere käisid palvetamas. Ja seda kasutati nagu paljudes Itaalia kohtades on sellised kabelid ja need on kõik eraviisilised, eks? Need ei ole mõeldud külale endale. Ei, aga kord aastas, 15. augustil, me tavaliselt kaunistame kabeli lilledega koos A-ga. Ja kui toimub protsessioon koos kogu rahvaga, ristiga, siis avame ukse ja inimesed saavad sisse vaadata. See on ilus, jah. Ja see on ka suurepärane näide Itaalia erakabelist. Siin näete laes freskosid, mis on imeliselt maalitud, võlvlaega siin üleval. See oli samuti osa algsest hoonest. Ja, see osa ehitati 16. sajandil, eks? Sii kaabel. Ja. Kaabel on alati siin olnud. Ja. Samuti imelised lühtrid mõlemal pool siin. Kes pidas siin missasid? Kas see oli preester, kes siia tuli? Meil on ka paavsti luba. See on eriline luba, mille peab paavstilt saama. Kui sul seda luba ei ole, siis sa ei saa missat pidada ega armulauda vastu võtta. Jah, ma saan aru, jah. See on mingil moel vennistatud. Ja. Ma mäletan, kui olin väike ja palvetasin koos oma vanaemaga. Ja siis on mõned sõbrad, preester, kes tuli siia suvel, nii et nad pidasid missat koos kogu pere ja sõpradega, kes siin olid. Ma arvan, et minu pere jättis mulle kõige olulisemana usu tähtsuse. Kas usu tähtsus ja Jumala armastus on tähtsad ka tänapäeval? Ja, see on tähtis ka tänapäeval. See on väga ilus. Ma püüan palvetada ja näidata Jumala armastust, et usk oleks konkreetne. On väga ilus näha maailmas, kus usk on hääbumas, et sul on endiselt nii palju usku Jumalasse ja see tõenäoliselt aitab sul ka leida inimesi, kes aitavad seda kohta taastada. Mul on olnud nii raske elu. Mõnevõrra. Kui mul ei oleks usku, siis ma arvan, et ma ei oleks siin. Jah, mul on kasvaja, aga sellest pole oluline rääkida. Ei. Aga mul on palju asju, mida pole hea rääkida. Nii et usk aitas mind alati, igal ajal olla tugev, edasi minna ja loota, et asjad lähevad paremaks. Ja kaabel on pühendatud Püha Joosepile. Olgu, me oleme siin näinud altarit ja freskosid ning me teame, et see on privaatne koht. Kas sa saad mulle natuke rääkida nendest tahvlitest, mis siin on? Siin on Siginis Strambi lugu. Kaabel pühendati Püha Joosepile aastal 1866. Aga see ei ole ju kabeli ehitamise kuupäev, eks? Ei, kabel oli siin juba varem, sest siin oli piiskop. Aga nad pühendasid selle kabeli eriti just Püha Joosepile. Lähme edasi järgmisesse maja ossa.
inimesed küsivad tihti, miks pered lihtsalt ei taasta selliseid kohti? Siin seistes saab vastus väga selgeks. Sellise suurusega palee puhul kaasnevad isegi kõige lihtsamate töödega tõsised kulud. Enne kui saab üldse taastamisest rääkida, tuleb kõigepealt hoonet turvaliseks muuta. Katuse parandamine, konstruktsioonide stabiliseerimine ja edasise veekahjustuse vältimine võivad juba iseenesest maksta 10 000 eurosid. Ja see on vaid selleks, et olukord ei halveneks. Täielik restaureerimine on hoopis teine lugu. Kui tegeleda ajalooliste materjalide, freskode eritellimusel, kivitööde ja kaitse all olevate ehitistega, tõusevad kulud kiiresti. Sellise palee taastamine võib kergesti ulatuda sadadesse tuhandetesse ja paljudel juhtudel isegi miljonitesse eurodesse, sõltuvad sellest, kui kaugele lagunemine on jõudnud. Ja see on vaid üks osa probleemist. Enamik perekondi ei päri neid kohti koos rahastusega. Nad pärivad vastutuse, maksud, hoolduskohustused ja õiguslikud piirangud, mis piiravad seda, mida neil on lubatud muuta. Müümine on sageli keeruline. Taastamine on üle jõu käiv. Ja ainus alles jäänud võimalus on see puutumata jätta. Karoliina seisab täpselt selle reaalsusega silmitsi. Ta püüab seda paleed samm-sammult kaitsta, alustades põhilisest. Ta teab, et iga viivitus muudab väljakutse suuremaks. Nii algab paljude mahajäetud paikade lugu. Mitte hooletusest, vaid heade kavatsustega, piiratud aja ja kuludega, mis kasvavad kiiresti üle selle, mida üks inimene või pere suudab üksi kanda. Kui sa kõnnid sellistes majades, ei näe sa ainult minevikku. Sa näed hetke, kus tulevik pole veel otsustatud. Nii et me kohtume Karoliinaga uuesti hiljem videos. Ta räägib meile rohkem meie vanavanaisast ja kõigist, kes olid selle maja jaoks väga olulised ning miks see nii tähtis oli. Aga vaata, mulle meeldib see koridor siin. Ilus. Fresko. See on nii uskumatu sissepääs sellesse paleesse. Ja kõigepealt on siin see suur uks, mis avaneb selle küla tänavale. Ja sul on kõikjal ümberringi need uskumatud freskod. Ma rääkisin Karoliinaga ja ta ütles mulle, et need freskod on võib-olla 16. võib-olla 18. sajandist. Jah, võib-olla restaureeritud, võib-olla originaalid. Jaa. Neid vaadates tunduvad need kindlasti sajandeid vanad. Jah. Ma ei näe siin muid vanemaid freskosid või midagi sellist. Ja sageli näed, kuidas värv koorub ning selle alt tulevad välja vanad freskod. Jah, see võib olla originaalne. Vaata seda uskumatut lukustusmehhanismi siin. Vaata. Jah, need massiivsed hinged. Ma ei suuda seda enam liigutadagi. Ja siis, jah, suur. Jah. Tundub, et seal sees on 5 või midagi sellist. Jaa, või S-täht. Kas sa kujutad ette, et keegi tuleb siia suure võtmega ja avab selle? See on uskumatu. Seal üleval on ka väike kelluke. Jah. Wow. Nende seinte taga ja on kaetud freskodega, samuti väikeste ristidega. Ja. Väikesed ristid. Seal on mõned maastikupildid. Medaljoonid, neid võiks ka nii nimetada. Ja. Võib-olla see loss, millest Karoliina meile rääkis. See näeb välja nagu üks neist Bologna tornidest Itaalias. Jah, natuke küll. Ma mõtlen, väga tüüpiline Itaalia torn, väga sale ja ilus. Ja siis on meil Nikolai Palati kuju. Nikola Tesla, nagu Nikola Tesla, aga siis Nikola Pilati. Täpselt nii. Ja ta oli Karoliina vanavanaisa ja ta oli insener. Ja mina olin ka see, kes ostis selle koha esimesena pärast seda, kui esimene perekond selle 16. sajandil ehitas. Väga tähtis isik, akadeemik, töötas ülikoolis, asutas ülikoole, omas tuhandeid raamatuid. Ta oli ülimalt tähtis inimene. Vaata, mulle meeldivad ka need toolid, mis siin kõrval seisavad. Need on ilusad. Need näevad välja nagu tammepuust täiesti mikerdatud. Ja Karoliina polnud päris kindel, aga ta arvab, et need on ehtsad. Need on 18. sajandist, tõenäoliselt 17. sajandist. Ja paljud selle maja sisustusesemed ei ole originaalsed, sest nagu me varem kuulsime, varastati enamik neist ära. Ja need sisustusesemed, mis siin praegu on, toodi teisest paleest, mis neil oli Como järve ääres. Mis viib meid? Selle meheni, Agila. Ma unustasin nime, aga oota. See on Achille Citori. Achille Citori. Ja ta oli ka Karoliina vanavanaisa. Ja ta oli selles majapidamises samuti väga tähtis isik. Vaata seda lühtrit või seda laternat, mis siin koridoris ripub. Kuramus. Täiesti kinni kasvanud.
nii, ja siit saamegi minna koridori, mis ühendab selle hoonega. Aga jällegi uskumatud freskod igal pool. Need näevad juba väga vanad välja. Need on kindlasti originaalid. Mulle meeldivad ka need sambad siin. Jah, ja need loed on lihtsalt ilusad. Et sa võiksid selle avada ja luua siia tohutult avara paleeruumi. Aga see on ka väga naljakas. Aga Karoliina isa oli väga õnnelik, et ta selle koha omandas, sest kui tema vanaisa suri, ei jätnud ta testamenti. Ja tal oli 3 last, 3 venda, kas see oli nii? Jah. Jah, ja 10 aastat olid nad mingisuguses kohtuvaidluses. Kogus otsustas, kellele see koht kuulub ja kes saab selle õiguspäraseks omanikuks. Ja siis pärast 10 aastat otsustasid nad lihtsalt kirjutada oma nimed paberile, keerata see kokku ja anda kohtunikule. Ja siis kohtunik tõmbas välja ühe paberi. Ja see juhtus olema Karoliina isa, kes selle koha võitis. Ja see ongi põhjus, miks just tema on nüüd selle kinnisvara õiguspärane omanik. See on hämmastav. Sellega oli seotud ka tema õde. Jah, ühel hetkel Aga nüüd õde enam ei ole. Aga jah. ta suri 7 aastat tagasi ja Karoliina on ainus pärija, kes peab selle koha eest hoolitsema. Ma ütleksin, et see on ka päris suur koorem. Yeah. Sest ma tunnetan, kui väga ta tahab seda kohta päästa, aga tunneb end täiesti jõuetuna, sest nii suure asja taastamine on väga suur ülesanne. See on jah, ühele inimesele üksi on see sisuliselt võimatu. Yeah. Ma ütleksin nii. Vaata seda. Vaata, igal pool on kauneid kunstiteoseid. Ja siit koridorist läheme väga tähtsasse ruumi. See on samuti väga tähtis tuba majas, sest siin on suur kivikogu ehk looduslike kivide kollektsioon. Näed, siin on kivi ja siin on paber. See on kirjutatud sinu vanaisa poolt. Jah. Kas me saame seda kaamerale näidata? Jah, aga ma ei tea, kas te näete. Kui sa saaksid ette lugeda, mis seal peal on. Granito San Luca. Ja sinu vanaisa kogus need kivid kokku üle kogu maailma. Jah, kuhu ta reisis ja. Kuhu sina reisid? Euroopas. Ta oli Itaalia kuningriigi kaevanduse direktor. Ja sellepärast ta reisiski. Ja sa ütlesid mulle ka, et tahad neist kividest omamoodi muuseumi teha. Ja? Ma tahaksin teha temale pühendatud muuseumi ja mul on kirjade kogu, nii et mul on palju tema asju. Jah. Ma tahaksin raamatuid näidata, aga kõige tähtsamad raamatud ei ole enam siin. Osa neist on kahjuks varastatud. Ja nad tulid veoautoga ning nüüd on maja tõesti üsna tühi. Ja. Seal olid maalid, seal olid skulptuurid, seal olid muud asjad, mis varastati. Karoliina, kas me saamegi neid pilte siin vaadata? Kas on midagi, millest sa tahaksid rääkida? Jah, see on hiljuti tehtud, see on minu tädi koos tema perega, minu venna õde Corinna, tema abikaasa Pietro, temast sai senaator. Ja need on tema 5 last. Wow. See on üks minu vanaema õdedest. Kui ma näitan sulle peasaali, siis seal on pilt perekonnast. Läheme piltidest edasi, jah? Tahtsin lihtsalt mõnest asjast rääkida. See on maja originaaldokument. Illus leleline muster. Need on maalid, minu vanaema maalide komplekt. Ta maalis varem, see on üks tema maalidest. Aga ta lõpetas maalimise, sest kui minu vanaisa sai Akadeemia di Lince direktoriks, kohtus ta oma aja tähtsaima maalikunstnikuga. Ja ta ütles, ei, ma saan aru, et mu maalid on kohutavad. Nii et ta ei tahtnud enam maalida. Yeah. Aga me näeme mõnda tema maali. Tema maale? Ja ma arvan, et need on imeilusad. Selle tegi Como järve maja meister.
Vau. Ma mõtlen, et tal oli väga ilus maalimisstiil sinu vanaemal ja tema nimi oli ka Karoliina, eks? Jah, Karoliina. aga ta ei tahtnud, et teda kutsutaks Karoliinaks, sest tal on tädi, kelle nimi on ka Karoliina. Ja ta oli... Kõiki kutsutakse Karoliinaks. Jah, aga ta oli tema jaoks nii halb inimene. Mul on nii kahju. Nii ebameeldiv, nii et ta ütles, et ma ei taha seda, kutsu mind Linaks. Nii et ta kutsus, kõik kutsuvad teda Linaks. Vau. Ja me näeme siin ka tema värvide ja pintslite komplekti. Maali komplekt. Aitäh. Lähme nüüd sellest toast edasi ja liigume järgmisesse, mis on maja söögituba. Siin on meil veel üks Karoliina maalidest. Ja, Liina. jah, Linast. See on resikoona. See on maalitud tema majast. Enne kui me maalidest räägime, vaatame kõigepealt tuba. Olgu, sest see oli söögituba, eks? Ja. Siin peeti suuri pidusid, suur laud, suur pidusöök. Näete, seal meil on seal ka fresko alles. Kahjuks on osa sellest kokku varisenud. Kroof on alla kukkunud, aga see näeb ikka väga ilus välja. Siiani on seal all ka imeline messingist lühter. Vau, see on suur tükk. Ja ka kogu selle toa mööbel tuli Como paleest. Ja. Jah, nii et siin pole midagi originaalset. Ja siis jõuame siia, selle ilusa perekonnaportree juurde toa keskel. Kas sa saad mulle sellest natuke rohkem rääkida? Ja see on minu vana-vanaema. Ja kui minu vana-vanaisa suri Achilles Hirtori, siis kõige väiksem noorim oli 9 kuu vanune, samuti Achille. Nad muutsid nime. Nimi oli Giovanni Battista, aga tema isa suri, nii et nad otsustasid teda kutsuda Achilleks nagu isa. Siin on minu vanaema, Liina. Ta näeb suurepärane välja. Ma mõtlen, ma näen mõningast sarnasust. Kõik keegi ei abiellunud, ainult minu vanaema. Nii et ainult tema viis suguvõsa elasi. Aga siis kõik, tema on see, kes tegi kõik maalid selles toas. Vau. Kui vana see portree sinu arvates on? Minu vanaema sündis 1894 aastal. Vau. Nii et võime julgelt eeldada, et see portree tehti 1900-ndate alguses. Jah? Ja. Vau. See on uskumatu. Okei. Minu isa, minu vanaisa, minu vanaema, Liina, minu tädi, Corinna ja Nikola. Aitäh, et meile seda kõike näitasid. See on tõesti ilus. Väga kena söögiala siin. Jällegi, mulle väga meeldib see põlvlagi ja see pidi omal ajal olema imeline koht õhtusöökide pidamiseks. Karoliina juhib siin tähelepanu sellele laele. Mul on nii kahju, nii kurb, olen selle prao pärast tõesti mures. Mul ei ole enam eriti palju aega, et katust parandada. Seetõttu palun ma abi, sest ma ei suuda maksta 50 000 eurot. Jaa, ma saan aru. Loodetavasti leidub mõni helde inimene, kes tahab aidata Karoliinal seda kohta päästa, sest nagu näha, on olukord väga kiireloomuline. Jah. Kui ainult katus saaks peale ja koht oleks kuiv, siis oleks meil aastaid aega. Läheme siit korraks läbi ja liigume palees siit kaudu. Jah. Siis söögitoa kõrval on meil see siin ja see tundub, jah, see oli ka kunagi magamistuba. Ja. Ma olen üsna kindel, et sa näed seda sellest talast, mis oli baldahiin voodi jaoks. Ja. Kogu ilus kangas oleks siin all voodi kohal laotunud. Tol ajal oleks olnud imeline vaatepilt. Jah, see tuba on natuke tühi. Siin pole eriti midagi vaadata. Aga jah. Sa näed lagunemist. Tekivad praod. Praod tulevad ka siia. Fresko on endiselt ilusas seisukorras. Aga nende pragude puhul on asi selles, et see ei ole pragu hoone konstruktsioonis. See on pragu kuplis. Nii et seda saab parandada. Ja freskod ja kõik muu. Jah, see on ilus. Kas see oli perekonnavapp? Karoliina ma tegelikult ei olnud kindel, aga see näeb küll selline välja, kas pole? Jah, see on nagu perekonnavapp või embleem. Jah? Ja ka madamistuba, jah, nagu näha.
jällegi ilus ruum. Jaa. See lagi on tõesti ilus. Mulle meeldib siin väga see, kuidas see on nagu kolmnurk, mille nad sinna sisse on nikerdanud. Kuramus. See tuba näeb üsna kehvas seisus välja. Jah, kindlasti. Väga kehvas seisus. Aga mitte nii hullus seisus kui see siinpool. Ei. Näita seda korraks. Jah. Jah, see ongi loo lõpp. Noh, loodame, et mitte. Ei, mitte selle toa jaoks. Jah. Ja. Ülejäänud palee on kindlasti veel päästetav, kui me kohe tegutseme. Olgu, läheme edasi. Ja siis jõuamegi selle koha trepikotta. See koht läheb väga kõrgele üles. Vau. Ilus lühter või blender ripub siin. Lähme kõigepealt keldrisse. Mulle meeldivad need väravad, mis neil Itaalia kohtades on, mis viivad keldrisse. Mingil põhjusel on neil väravad, mis lähevad üles. Jah, see on ilus. Mis see on sinu taga? See on suur vann, see on marmorvann. See on marmorvann. Wow, ei või olla. Ja see on paksust kivist välja tahutud. Jaa, wow. See on täiesti, ilmselt täiesti. Sealt välja tahutud. Jaa. Olgu. Aga sealt me jõuame selle koha keldrisse. Ja keldris on tegelikult kogu köögiala, mis on tõesti huvitav. Jah. Noh, see ei ole esimene kord, kui me näeme kööki keldris. Itaalias. Enamikus kohtades, mida me külastame, on köök keldris. Miks see nii on? Kas kellelgi on selle kohta mõni idee? Imeline lühter ripub siin. Jälle selle plekist raudkaunistusega, mida me tihti näeme. Ja. Väga ilus. Ja me teame, et need maalid on vanaemalt. Nii et see siin. Liina maalis selle. Ilus mägimaastik. Ja kas see siin sinu taga? Jah. Hobune. See hobuse oma on väga lahe. Mulle meeldib see väga. Jah, hobuse oma. Ja siis jah, insener. Insener, nii et tema vanavanaisa Nikolai Nikola. Nikola, ta oli insener ja ehitas selle kaevu siia, mida sa näed. Kas ma võiksin selle teise kaevu avada? Ma lihtsalt tahtsin näha, kas ma suudan kaevu avada. Jah, see oli ilmselt köögi jaoks, et nad saaksid vett ning et varustada maja vajaliku veega. Jah, ja see läheb tõesti sügavale. 1, 2, 3. Vau. Maja käev. Olgu. Lähme kõigepealt kööki. Ja. Tüüpiline Itaalia köök. Ja. Nagu näha, klassikaline, väga klassikaline detail. Kamin on siinpool. Väga hubane. Kamin sealpool. Ei? Ja, et valmistusala, ütleme nii, mastaap ja kõik muu. Ja siin on meil gaasipõleti. Kõik on väga korralikult, õhupuhasti. Ja. Ja siis jah, kamin. Ma olen seda palju näinud Itaalias, kus neil on sellised jagatud torud, mis on kamina korstnasse sisse ehitatud. See on väga tüüpiline arhitektuurne asi. Milleks see on? Ma olen natuke uurinud ja internetis öeldakse, et see on võib-olla selleks, et soojust natuke hajutada. Olgu. Aga mis see täpselt on, seda ei oska keegi mulle öelda. Ma ütleksin, et see on pigem disaini pärast. Ja siis kamin. Ja. Kamin, täpselt. Kivid seal tala on tõesti ilusad. Siil oli varem nagu väike kontor või? Jah. Võib-olla pitsaahi, jah. Ja köök ise on ka päris kena. Neil on alati need kraanikausid aknalaua sisse ehitatud. Ja köök ise, see on väga ilus, türkiis-sinine värv. Ja. Itaalia kapid. Veel mõned maalid seisavad siin. Võib-olla ka Liina käest. Liina? Jah. Ja siis siit. Jah, see on igapäevane söögituba. Jah. Tõenäoliselt sai Karoliina siin ka õhtust, kui ta noor oli. Ja kogu pere. Tõenäoliselt on see koht, kus inimesed istusid hommikul ja pärast lõunal. Siin olid kunagi ka freskod. Ja. Itaalias maalitakse neid tihti üle. Ja. Ja, on väga kurb seda näha. Neid. Samuti arusaadav. Jah, kui kas või üks osa laguneb, võib kõik tunduda poolikuna. Jah, täpselt.
Ja siis nad otsustavad, et selle asemel, et lasta kellelgi see uuesti maalida, lihtsalt värvivad ise üle. Lihtsalt värvi see valgeks. Ja siis kapid, ehitamise kapid, selle asemel, et sinna suur krohvte koor panna. See näeb hull välja. Issand jumal. Siia on jäänud veel kümneid ja kümneid taldrikuid. Wow. Olgu. Lähme üles korrusele ja näitan sulle üht maja kõige olulisemat osa. Tulles keldrist saame minna ka siit paremale. Ja see oli veel üks väike istumisnurk, ilus koht, kus pere sai lihtsalt koos olla ja õhtuti aega veeta. Ja ma arvan, et see on ka väga tore tuba selles majas. Kindlasti. Ja ta nimetas seda lage pidevalt stukklageks. Stukk nagu krohvitöö, stukitöö võib nii öelda. Ja sa näed ka, et selle lae peal siin on natuke rohkem reljeefi. Ja nad on siia ka kujutatud ilusaid villasid ja kunstiteoseid nagu näha. Kindlasti. Ma arvan, et see siin on ikka veel väga heas seisukorras. See on see ainus, millel see detail alles on. Ma mõtlen, et see detail on küll pragunenud, aga sa näed tõesti ka neid losse, mis on kujutatud stukitööst, nagu tema seda nimetas. Aga ka need lilled siin on ikka veel ilusad. Lillemotiivid on täiesti hämmastavad. Võib-olla see siin ongi parim, mida saame näidata. Ja siin näed ka neid ilusaid puuderidu, neid Toskana tüüpi puuderidu koos nende ikooniliste Itaalia villadega, mida me siin näeme. Ja siis ukseraamid ja kõik muu. Nagu näha. See on palju läbi elanud, see vajab palju restaureerimist, aga siin toas on ilus puutöö ja paneelid. Ja siin on vanaema, kes tegelikult kõik need maalid tegi. Ta tegi endast maali, See on autoportree. Siin on kirjas, koopia. See oli tema vanaisa. Kas see polnud või oli see vana-vanaisa? See on vana-vanaisa, kui ma ei eksi. See oli Liina abikaasa, ma näen siin. Ja see oli tema vana-vanaisa. Ja see on võib-olla minu lemmikmaal temast. Wow. Või vähemalt portree. See on ilus. Ja see on tehtud 1987 aastal. Või 77? 77 või ka, Paska öelda. Topelt, 7. See oleks ka võinud olla. Suurepärane teos. Imeline ruum. Ja siis laud siin keskel, kus nad said istuda ja olla. Ja ka väike pink siin nurgas. Vaata seda. Väga kahetsusväärne. Väga kahetsusväärne. See on ilus teos. Aga päästetav. Kindlasti päästetav. Hea mööblimeister suudab alati midagi sellest teha. Nagu jällegi sa näed seinal originaalmaale. Nad panid selle peale tapeedi. Need on originaaltükid. Koos täis marmoriga siin. Karoliina. Tere! Tere, Karoliina. Sa saad ilmselt meile natuke infot anda, sest me ei olnud siinsete maalide osas päris kindlad. See on Liina abikaasa, eks? Jah, see on minu vanaisa Francesco. Francesco on Liina maalitud. Ja See on imeline. Selle ruumi kõige olulisemad asjad on minu arvates stukkaunistused, mis kujutavad Monferrato losse. Seda piirkonda nimetatakse Monferratoks, Basso Monferratoks ja need on selle piirkonna kõige olulisemad lossid. See on imeline. Aga tead, ma olen kuulnud ka, et siin on mõningaid pragusid, mõningaid probleeme. Ja nii on see taastatud, seal nurgas on sein, mis näitab, et on probleeme. Karoliina, sa ütlesid mulle ka, et kui me läheme siia tuppa, siis sa vahel magad ka selles kohas. Ja sa kasutad seda tuba oma magamiskohana, eks? Jah, Stefania ja Eduardo andsid mulle selle voodi. Ja nii ma magan siin suvel, kui ma siia tulen. Ohu! See oli söögituba, ma ei tea selle nime, aga igatahes siin oli 18 diivanit nädalavahetusteks. Need on ära varastatud. Mul on väga kahju.
ja nad on klikkinud ja siin on vaid mõned asjad, ainult laud, millel mu vanaema suppi serveeris. nii et see laud siin, mida me näeme, on tehtud Karoliina vanaema poolt. Jah, vanaema. Vanaema Angelina. Näed, on olemas ka... initsiaalid. Jah, täpselt, initsiaalid. B. Karoliina, kas ma võin ka küsida, miks sa suvel siia magama tuled? Sest maja ei ole veel muuseum, aga on mõned urbeksid, kes võtavad minuga ühendust ja püüavad maja pildistada ning teevad ka väikseid töid. Kõigile, kes tahavad siia tulla, palun ärge tulge siia ebaseaduslikult. Karoliina on valmis teile seda kohta näitama ja aitab teil seda näha. Ja kui soovite seda pildistada, jätame ka lingi ja e-posti aadressi kirjeldusse, et saaksite Karoliinaga ühendust võtta ja siia tulla seaduslikul viisil. Seega, palun ütlen teile veel kord, ärge tulge siia ebaseaduslikult. Ja proovige aidata konstruktiivsel viisil. Saad aru? Alati on võimalusi aidata Karoliinal seda kohta päästa. Näitan sulle, et ka selles toas on pragusid. Saad aru? Jah. Aga kõige tähtsam probleem on see siin. Ja. See on konstruktsiooniline pragu, jah. Ma olen tõesti mures. Vesi, mis sisse tuleb. Ja probleem on selles, et kui katus on lahti, tuleb vesi sisse. Ja. Ja tasapisi kukub maja kokku. Mul pole võimalik kiiresti 50 000 eurot välja käia, võib-olla saame ka aidata. Ja küsida, kas on kedagi, kellel on selliste majadega kogemusi ja kes saaks võtta ühendust Karoliinaga ja teda aidata. Võib-olla näiteks katust katta või vabatahtlikuna aidata või midagi sellist. Dieplang. Keegi, kes on selles hea. Kõik on abiks. Igasugune abi. Ja me saame ka vaadata siin laes olevat Stukk ja Kroofi tööd, mis on selle maja jaoks väga oluline. Jah, need tunduvad väga autentsed. Aga sa näed juba ka seda, et vesi imbub siit nendesse tubadesse läbi. Ja? Eriti just selles osas. Jah, hallitus hakkab tekkima ja võtab üle selle kupli, mis meil siin üleval on. Väedid kasvavad läbi. Jah, vau. Ülimeelne. Ja siin oli kunagi ilus kullatud peegel. Jah, nüüd on peeglipind kadunud. Siin all oli ka ilus istumisala. Vau. Ilus raam. Olgu. Wow. Lähme selle koha järgmisele korrusele. Jõuame nüüd selle koha järgmisele korrusele ja see oli ka väga tähtis korruseks. Jaa. Siin on kõige suurem raamatukogu. Ja siin selles toas on tavaliselt ka minu vanaisa koos oma vennaga õppinud. Enne oli raamatukogu täis raamatuid, kuid need on varastatud. Ja kui minu venna ja tema õe vahel toimus jagamine, läks osa mööblist ära. See, keda sa näed, on minu isa Peelati, saad aru? Jah. See ei ole vanaisa. Olgu jah. Mis on kõige olulisem raamat, mille sa siin välja saad tuua? Jah. Siin oli raamat, mille kirjutas minu vanaisa. Jah, ta kirjutas 60 raamatut, sa ütlesid. Jah, aga meil on ainult üks. Ja Rooma raamatukogudes võib mõningaid neist raamatutest leida. Sellel mehel olid raamatud Rooma raamatukogus. Ja tavaliselt jäid raamatud sinna, aga inimesed tulevad, teevad fotosid ja võtavad asju välja lauale, põrandale. Ma korjan asjad põrandalt üles ja kui ma tagasi tulen, leian ikka veel midagi põrandalt. Olgu, otsime sinu vanaisa raamatut. Ma ei ole kindel, et me leiame selle. Olgu. Jaa. Praegu ma näen, vabandust,
see on okei. Lähme edasi. Räägi mulle natuke rohkem. Nii et sinu vanavanaisa hoidis kõiki raamatuid siin, selles toas. Ja sa ütlesid ka, et siin olid raamatud, mis olid väga tähtsad ja pärinesid 15. sajandist. Jah, meil on need inkunaablid. Inkunaablid on esimesed trükitud raamatud. Olgu! Siin pole enam ühtegi. Jaa. Ma ei tea, kas keegi käis mu onu juures või on need igatahes varastatud, aga siin pole enam inkunaableid. Ja meil on väikesed raamatud 15. sajandist, aga need on varastatud. Ja Karoliina, räägi mulle midagi sellest ajast, kui sa olid laps ja tulid siia tuppa. Mis tunne see oli? Kas sul lubati siia tulla? Kas sul lubati raamatuid sirvida? Et su vanaisa nagu saatis su välja? See oli imeline. Siin keskel oli ümmargune diivan. Me näeme seda diivanit hiljem. Jah, ja tavaliselt võtan ma raamatu, istun diivanile ja loen. See oli suurepärane koht, kus peatuda. Jah, sa veetsid siin oma lapsepõlves palju aega, jah? Jah, me tulime siia suvel, aga ainult lühikeseks ajaks, kui mu vanavanemad veel elasid. Ja siis me läksime Hispaaniasse, sest ma tuletan sulle meelde, et olen hispaanlanna. Pulenisti, itaalane. Pulenisti, hispaanlanna. See on hämmastav, et sa said lapsena tulla sellisesse raamatukokku ja lugeda kõike, mida tahtsid ning sirvida raamatuid. Ma tõesti imetlen seda. Need peavad olema sulle suurepärased mälestused. Jah? Jaa. Kas tol ajal nägi see tuba ka selline välja? Kas siin olid ka sellised raamaturiiulid või nägi see tol ajal teistsugune välja? Ei, need on erinevad. Need ei ole samad raamatud ega samas kohas, kus varem, jah. Kus sa neid mäletad olevat? Jah. Vaatame ka seda tuba natuke lähemalt. Kõigepealt näeme, et kogu tuba on kaetud seinast suurte raamaturiiulitega, mis olid kunagi täis väga olulisi raamatuid. Ma mõtlen, et praegu on need riiulid ikka veel sadu ja sadu raamatuid täis. On näha, et see perekond oli tol ajal väga intelligentne ja haritud. Wow. Mulle meeldib see väike trepp, mis selle kõrval seisab. Sa võisid selle peale ronida ja võtta ükskõik millise raamatu sellest hiiglaslikust raamaturiiulist. Karoliina just rääkis meile ka, et see oli see tahvel, millel tema vanaisa kirjutas kõik oma tekstid. Ta ei ole päris kindel, kes selle kirjutas, aga see näeb välja nagu mingi matemaatiline võrrand. Jah. Ja siis siin toa nurgas on ta pannud paar ämbrikest, et koguda vett, mis katuselt alla tilgub, sest otse meie kohal on freskodel suured läbijooksud. Ja see on, ma arvan, selle koha kõige hullem kahjustus, mida me seni näinud oleme, kaasa arvatud põrand, mis 2 aastat tagasi sisse vajus. Jah, siin all me seisame otse söögitoa kohal ja Itaalia ehituse puhul on alati selle all kuppel, nii et nende 2 ruumi vahel on suur tühimik, mis ongi kupli jaoks jäetud tühi ruum. Ole ettevaatlik, vaata. Ma olen ettevaatlik. Tule sealt, aga see on halb. Jah, see vajab kohest restaureerimist. Palun proovi mind aidata, jah. Me teeme kõik endast oleneva, et sind aidata. Mul on sinu abi vaja. Ja. Kas siin oli ka suur freskolaes või oli see juba algselt siin? Ai. See oligi see. See oligi see. Nii et selle ruumi fookus oli kirjandusel endal, mitte. Seal oli raamatukogu, mis oli täis raamatuid. Ja. Selles toas on meil ka ilus lühter. Ja. Vau, milline esse. Tundub, et see on elektri peale ümber tehtud. Aga nüüd ma panin elektri sisse, aga ma ei lülitanud seda sisse. Ja. Sest kui nad paar aastat tagasi elektri sisse panid, siis nad ütlesid mulle, et maja võib põlema minna. Ja. Sest see on liiga vana. Nendel juhtmetel pole mingit maandust ega midagi. Ai. Jah, nii et see pole eriti hea mõte. Jah. Imeline tuba, kõik. Lähme järgmise juurde. Siit liigume mööda koridori järgmisesse. Ja siis jõuame väga huvitavasse tuppa, sest Karoliina just ütles mulle, et see oli tuba, kus ta magas koos oma õega.
nagu me loo alguses rääkisime, kahjuks tema õde suri 7 aastat tagasi ja praegu on ainult tema see, kes suudab seda kohta päästa. Väga-väga ilusad Itaalia voodid, nagu näete, nagu alati, need väga kandilised, tüüpilised voodid. Armsad öökapid selle kõrval. Kaunis mahagoonipuit on sellesse sisse töödeldud. Ilus. Täiesti imelised esemed. Kuule, kas see pole mitte meie vanaema? Jah, tundub küll nii. Ja. Ja siis seda meest ma ei saa koju tuua. Ei. Ja, väga usklik perekond tol ajal, aga ikkagi. Ja ikkagi. Ja. Karoliina on endiselt väga usklik ja palub Jumalat seda kohta päästa. Vaata, tule siia. Ja. 2-kohaline seljatoega tool on siin. See on imeline ese. Kuramus. Mulle meeldib, kuidas see voodi ees seisab. See on nagu väike istumisnurk, kus saaks olla. Vaata seda pilti. See on imeline. Ma arvan, et see on üks meie raamatutest. See on võib-olla väike raamatukogu või midagi sellist. Päevik, ma mõtlen. Ja siin veel üks pilt. Mulle meeldib, kuidas nad kaunistasid. Jah. Nagu lillemuster selle kõrval. See hallitus on päris hull. Ja. Kuramus. Mul on sellest kohast nii kahju. Iga mööblise selles toas sobib ka omavahel kokku. Jah, see on täpselt samasugune nagu üleval olev voodi. Mulle meeldib, kuidas nad loovad esemeid, millel pole funktsiooni, vaid ainult ilu. Selle puidu muster on lihtsalt nii ilus. Ilus, kui sümmeetriline see on, eks. Ja. Väga sümmeetriline ja orgaaniline. Ja siis ma arvan, et see mööblise siin kõrvaltoas on minu absoluutne lemmik ja kogu majas. See ongi see diivan, millest Karoliina rääkis. Jah, ümmargune diivan, see pidi olema raamatukogus. Jah, selle peal oleva krooniga. Ja kujutad sa ette, kui see oli veel polsterdatud. Karoliina, kui ta oli väga noor, kasutas seda diivanit, et lihtsalt pikali heita ja raamatukogus raamatuid lugeda. See oli täiesti imeline. Mulle tõesti meeldib, kuidas see välja näeb, jah? See on ilus punane. See on kurb, millises seisus see praegu on. Jah, väga kurb seisund. Aga ma pole kunagi varem oma elus sellist mööblieset näinud. See on uskumatu. Ja see tuba on samuti paremaid aegu näinud. Siin on tunda, et siin on väga niiske. Jah, ja ma arvan, et enamik lõhnadest tuleb siit. Jah, raamatud lihtsalt hallitavad. See noolemotiiv kordub majas tihti. Ja. See on voodi tagumine osa. Seda võiks nimetada peatsiks, mille sees on väike harf. Ja krüpt, võib-olla Karoliina magas siin, kui ta oli väga noor. Ja siis siit. Ja see on palee välisservas. Ei tea, milleks seda kasutati, tõenäoliselt oli see ka magamistuba. Siin on veel mõned pildid. Kogu perekonna ajalugu. Sajandite pikkune tema perekonna ajalugu on siia maha jäänud. Jah, Jeesus Kristus. Ja. Kas see on mingisugune taskupiibel või? Jah, see on väike taskupiibel. Isegi mõned lehed ja kõik muu seal sees. Ilus. Kellegi hinnaline ese. Pane see niimoodi kinni. Mind liigutab see koht. Ja. Wow, ka siin olid freskod kunagi ilusad. Jaa. Kogu lagi on pragnenud. Meil oli siin suurepärane ringkäik. Aitäh sulle, Karoliina, et näitasid meile seda kohta ja jagasid oma lugu. See oli meie jaoks tõeliselt väärtuslik kuulda. Loodame, et meie video kaudu leiame kellegi või grupi inimesi, kes aitaksid sul taastada. Vähemalt võib-olla ütle sõna. Ma loodan seda. Aitäh teile kõigile, et mind vastu võtsite. Ma olen siin, kui soovite tulla maja vaatama. Ja palun aidake mind. Aitäh. Suur aitäh sulle, Karoliina. Sa oled imeline inimene. Ja loodame sind tulevikus jälle näha. Ja võib-olla ka palee taastada. Yeah.
aitäh köie eest. aitäh! Ogu. Suur aitäh! aitäh ka sulle, head aega! Head aega! Suur aitäh sulle, Karoliina! Nägemist, noh. Kui armas daam, suur tänu kõigile, et vaatasite selle nädala videot. Näeme järgmisel nädalal uue osaga. Tšau!